on kõik installitud, kõik asjad, et iFree on kõigil installitud. Siin on mingi echo cancellation, kas ma pean seda kuidagi näppima või ei pea? Ma olen siin külpani, ei pea. Okay. Minu jaoks on see esimene kord podcasti teha niimoodi, et ma ei ole stuudios, ma olen nagu alati stuudios teinud, et siis on kuidagi nagu turvalisem, aga siin on niimoodi, et nüüd ma olen siin üksinda. Õnneks ma näen teid vähemalt. See Riverside'i keskkond tundub üllatavalt lahe või nagu hea, et on neil nagu päris hästi paika saanud. Okay. Ja aga nende toode seal taustal on... Tere taas Algoritmi kuulama, eetris on meie 321. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Tänases episoodis räägime taas pettustest. See on selline teema, mis tundub iga nädalaga aina paisuvat ja inimesi mitmesse leeri jagavat. Et on neid inimesi, kes kogevad ja jagavad kõiksugu, et saavad aru nendest skeemidest, sellepärast, et nad on seal sees olnud. Ja siis need, kes probleemi omal nahal üldse ei tunne. Et meie Erikuga oleme vist seal teises leeris, et me oleme siin juba varem mingis varasemas episoodis arutanud, et me väga neid kõnesid ei saa ja väga neid chatte ka ei näe ja võib-olla me lõpetame need kõned liiga kiiresti ära. Aga täna oleme külla kutsunud hoopis mehe, kes on seda teemat väga erinevatest külgedest näinud ja ka ise kogenud. Meiega on täna Urmo Keskel, kes siis on Fishbite'i tootejuht ja asutaja, kellega koos me üritame siis ühiselt mõelda, et mis siis Eestis toimub, miks me selle supi sees oleme ja kuidas me sellest välja ujuda saame. Tere Urmo! Tere Priit, tere Erik, tere kuulajad! Ole hea võib-olla mõne lausega tutvusta ennast ka meie kuulajatele, et millega sa varasemalt oled tegelenud enne Fishbite ja mida üldse Fishbite teeb. Ma arvan, see on ka antud teema puhul relevantne. Okei. Ja ma olen hästi pikalt EID valdkonnas tegutsenud, et seetõttu, kui ma kuulen ja loen SmartAidiga seotud pettustest, siis see puudutab mind kuidagi väga, läheb hinge nagu ühesõnaga, et ja väga pikalt tähendab seda, et ma olen SKID Solutions, kes on nii SmartAid kui mobiil-ID opereeriv ettevõte, kelle tehnoloogia välja töötanud, ma olen seal töötanud pea 18 aastat. Ja nüüd viimased 4 aastat ma olen SKast eemal, et selles mõttes võib öelda, et ma tean süsteemi nagu seespoolt nagu üsna hästi ja miks mingid asjad niimoodi on ja mitte teistmoodi. Tunnen neid inimesi ja teisest küljest nüüd ma olen 4 aastat nagu eemal olnud ja ma näen seda nagu väljaspoolt ka, et mingit pidi mul on nagu kahetine vaade sellele nagu asjale. Ja kui rääkida sellest, millega ma praegu tegelen, siis Fishbite aitab ettevõtetel maandada nende küberturvariske läbi selle, et me aitame tõsta ettevõtte töötajate teadlikkust. Ehk siis sisuliselt me teeme küberhügieeni koolitusi ja õngistussimulatsioone, et inimesed ei eksiks, et nad ei langeks pettuste ohvriks, et ettevõtted kokkuvõttes ei kannataks rahalist kahju või mainekahju. Ehk siis tegelikult see sama teema, et mitte pettuste ohvriks langeda, et see on just see meie nagu core business. Ja me usume, et inimeste teadlikkusega on vaja tegeleda ja rohkem tegeleda, kui me oleme harjunud tegelema. Kuidas see seis täna on selle teadlikkusega, et võiks ju arvata, et kogu selle meediakära juures on tase väga kõrge, kõik teavad, et mis see phishing üldiselt on ja kuidas nagu ära tunda igasugust skämmi, mis sisse tuleb. See on huvitav lugu, et kõik arvavad, et nad teavad küll, IT-inimesed ka, et ma tean küll, kuidas see käib ja mina oskan nagu vältida. Ja me oleme testinud, meil on üle 100 klienti tänaseks ja me oleme testinud umbes ligi 10 000 töötajat ja meie andmed näitavad, et 59% inimestest varem või hiljem nagu avab selle õngistuskirja lingi. Ehk siis see näitab ise, et milline nagu seis on. Aga see ei tähenda seda, et nagu inimesed lollid on, see lihtsalt tähendab seda, et see kõik sõltub nii palju asjaoludest, ajastusest, momendist, et kohati meid on süüdistatud selles, et kus sa teadsid, et ma praegu panka ülekande tegin, et me saatsime SEB nimel näiteks õngistussimulatsiooni, mida päriselt ka siis ringleb, ja pidime tõestama nagu siis selle turvajuhile, et see saaks omakorda töötajale tõestada, et meil oli see kiri genereeritud 1,5 nädalat enne, kui see inimene seda makset tegema läks. Et me nagu ei nuhi tema järgi, aga nii juhtub päriselus ka, ehk siis nagu asjaolud langevad kokku, ma ei tea, ja teine pool on see, et ma olen kuidagi emotsionaalselt nagu häiritud või mul on kiirem periood, et siis hakkavad asjad ka juhtuma. Ja see on lihtsalt numbrite mäng, et
kokkuvõttes, kui sealt palju nagu neid kirju saata, kõnesid teha, siis sealt lihtsalt leitakse need inimesed, kellel parasjagu on see moment, kus nagu asjad juhtuvad. Klassikaline näide on see, et kui inimesed räägivad, ma ei tea, piljardilauast ja siis nad näevad reklaami nagu, et mingisuguse piljardilaua kohta, et siis on kohe see Google ja Facebook jälgivad ja kuulavad meid, eks ole. Aga piisab nagu ühest näitest kuus, et see nagu match tekiks, see juhus tekiks, on ju. Siis selle sa tunned ära, aga kõike seda ülejäänud 30 päeva ei märka, on ju. Ja võib-olla üks asi veel nagu Fishbyte'iga seoses, et kuidas me nagu väärtust loome, et me simulatsioone meid tüüpiliselt tavaliselt on tehtud nagu, et teeme üks kord aastas, saadame nagu kõigile töötajatele samal hetkel 1 või 2 õngitsustesti, et meie lähemine on see, et see toimuks järjepidevalt. Ehk siis me saadame nüüd sõltuvalt, et mis on ettevõtte teadlikkus, korra 2 nädala jooksul või korra kuus simulatsiooni, need kõik töötajad saavad eri aegadel, eri nagu teemad, need kirjad on ka nagu personaliseeritud. Ja meie andmed näitavad, et kui ettevõtte liitub, siis keskmiselt see alguses on 22% ja 22% saadetud kirjadest, nendel inimesed siis klikivad. Ja me jõuame seal aastaga sinna, et see on kuskil, ütleme 5% keskmiselt, mõõdetuna siis üle kõikide nagu klientide. Ehk siis näitab seda, et tegelikult sellest simuleerimisest, selle kogemuse saamisest, siis see sama kogemus, et kurat, mina ka tegelikult võin eksida ja ma ei ole eksimatu nagu. Ja ma arvan samamoodi, et ega need, kes nagu päriselt nagu suuri summasid kaotanud on, et neil on see õppetund nagu tükk aega meeles. Aga saada neid väikseid õppetunde ilma nagu raha maksmata või nii, et ettevõtte maksab nagu meile selle eest, ma arvan, see nagu on hea investeering. Nüüd on müügilt tehtud, et nagu järgmist asja turda. Saame siis juurde minna, just. Kas see on nii, et kui ettevõtte teie juurde tuleb, et siis te nii-öelda küsite meelega võimalikult vähe nende inimeste kohta, keda nagu fishima hakata ja siis üritate avalike kanaleid kaudu need kõik need fishitavad kätte saada või kuidas see on, või see on teie ärisaladus pigem? Ei, see ei ole ärisaladus, et selles mõttes me tegelikult küsime, me teeme personaliseeritud õngitsust ja me küsime töötajate nime, tema ametipositsiooni ja siis nii-öelda ettevõtte tegevusvaldkonda ja kõik muu tuleb nagu internetist. Ja see lähenemine on see, et üldiselt väga sageli ettevõtte töötajate kontaktandmed on tegelikult nagu väljas ka. Ehk siis see, mis nagu, ja me ei hakka seda ise kokku korjama, siis meil on lihtsalt lihtsam neid küsida ja siis ettevõtte saab alata ka seda, et kes neid saama see peaks ja kes nagu ei peaks saama. Ja sellest infost nagu piisab küll, aga et näiteks, ma ei tea, kui palju ma siin nagu, kes meid veel kõik kuulab on ja võib-olla saab siit inspiratsiooni, aga näiteks ütleme, et ürituste kutsed nagu keelemudelid on nagu super head nagu kutseste tegijad. Ja see põhjus on selles, et neid nagu ürituse kutseid internetis ringleb nagu piisavalt palju ja eesti keelest ei tee vigu ka, et täiesti nagu usutavad. Aga see ei tähenda ainult, et me nagu ainult selliseid nagu personaliseeritud ja selliseid, vaid me teeme ka selliseid üldlevinud simulatsioone, ma ei tea see sama, mis praegu ringleb maksuamet, et sul on summa kätte saada, et sul on vaja mingi täiendava autentimine teha või Elisa maksmata arve või mis iganes nagu selles mõttes, et me teeme nii personaliseeritud, kui seeme selliseid üldlevinud nagu massiõngitsus ja püüame väga peegeldada seda, mis nagu päris elus toimub, et see õppe oleks nagu praktiline. Aga kui me tuleme nüüd Eesti olukorra juurde tagasi, et kes nagu kogu selles pildis, vaat selles pildis on ju selgelt nagu mitu osapoolt, kes siis tegelikult peaks nagu tublim olema, et kas need samad inimesed, kes seda asja kasutavad, identiteedi väljaandja, me võime siin rääkida SK-st, aga tegelikult me võime üldisemalt rääkida ju identiteedi väljaandjast või siis igasugused teenusepakkujad on ju, pangad, telekomid, kes iganes nagu seda identiteeti nagu vastu võtavad, et kes nagu tublim peaks olema, et kui me vaatame sellist klassikalist phishingu näidet ju seesama, ma ei tea, Elisa maksmata arve, see ei ole ju ma ei tea, see on see koht, kus nagu Elisa ei saa väga midagi teha, kui nende nimel nagu meile välja saadetakse nagu lihtsalt sadadele inimestele, kes üldse ei ole võib-olla Elisa kliendidki, kes uudishimust siis klikivad selle lahti, et oot, mis Elisa asi siin nüüd on. Jah, see ongi nagu näide sellest, kus tegelikult see kasutaja ja tema e-posti klient ja see kasutaja teadlikkus, ja okei, seal on vahel veel mingid tarkvarad, kes nagu võiks siis meili filtreerida ja võiks kasutaja arvutit kaitsta, et see nagu jaguneb, aga ikkagi see kasutaja on lõpuks see, kes selle toimingu nagu teeb ja kokkuvõttes see turvalisus
on alati mingi määral on asjad turvalised, et see ei ole niimoodi, et me ütleme, et nüüd see on 100% turvaline. Ja kokkuvõttes püütaksegi seda riski maandada läbi nagu erinevate meetmete ja nende kombinatsioonide rakendamise. Ja siin võib ka näite tuua, et kurat, kuidas saab olla niimoodi, et nagu mobiiltelefonis vaadates meiliklienti, siis tegelikult selle adressaadi vaatamine, mis see tegelik meili aadress on, see nagu päris ära peidetud, et kasutaja peab nagu ekstra vaeva nägema selle kontakti lahti klikkima selleks, et nagu aru saada. Aga see on tänane reaalsus ja siis võime öelda, et Microsoft teeb nagu halba tööd ja mingit pidi teebki. Ja siin on nagu ongi näide sellest, et kuidas siis see usability ja see, et see kasutajaliides näeks nagu minimalistlik välja ja see nagu kirja sisu oleks nagu rohkem esil ja muud asjad nagu peidus, et kuidas siis nagu Microsoft siis selle tehnoloogia tarnijana on teinud nagu sellise valiku. Aga selle läksime natuke võib-olla sellest Eestis levivatest pettustest, jah, sellise kiri on ka nagu levib pettus, aga kui me vaatame näiteks neid telefonipettusi, et ja ma täna lugesin ka järjekordset artiklit, et kus siis Arnis avaldas nagu oma tugevat seisukohta, et pangad ja siis SK antud juhul identiteedi väljastajana ei tee piisavalt, et minu seisukoht on see, ühest küljest ükski tehnoloogia ei suuda kasutajat lõpuni kaitsta, et see nii-öelda kasutaja enda vastutust ja oma teadlikkust, see jääb. Aga nüüd, kui me vaatame nagu nendele levivatele pettustele, siis minu jaoks oli silmjoovav see, et 1500 inimest on Eestis Smart-ID kasutajad, kelle andmed saadi kätte Eesti portaalist. See näitab seda, kes logisid sisse kes lasid teise inimese sisse logida enda Smart-ID-ga enda Eesti portaali. Just, nad sisuliselt ja ma ei tea, kas kõik olid petukõned või olid seal nagu mingid teised kanalid nagu ka, aga valdavalt ikkagi nagu petukõned, et sisuliselt nad selle petuskeemi osas meie keeletoimetaja, kes meil koolitusi toimetab, minu arust tõi väga hea termini selle kohta ahelkõne, et sisuliselt tuleb esimene kõne tüüpiliselt praegu ongi olnud nii-öelda Eesti portaali logimine ja selle esimese kõne peale nad panid, nad mitte ei andnud oma PIN-koodi, mis on tegelikult ka oluline nagu teadvustada, et kohati räägitakse, et ärge andke oma PIN-koodi. Tegelikult nad ei anna PIN-koodi ja kurjategijad ei küsi ka PIN-koodi. Vaid nad kinnitasid sisuliselt Smart-ID toimingu, autentisid ennast ja see, kes sisse sai, oli siis kurjategija ja siis sealt laadis nagu andmed välja. Aga mis selle juures oluline minu jaoks oli või silmiavav oli see, et see on 1500 inimest. See on 2% sisuliselt Eestis on umbes 700 000 või natuke rohkem, 700-800 000 vahel Smart-ID kasutajaid. 2% nendest kasutajatest sisuliselt langes nagu selle õnge. Ja see ei ole nagu üksik juhtum, see ei ole niimoodi, et meil on mõned üksikud kasutajad, kes siis nagu ei saa aru, mida nad nagu teevad ja me ei taha kasutada sõna rumal, aga on ekslikud. Et inimene on paratamatult ekslik. Ehk siis see tegelikult näitab nagu seda, et meil on tegu mingi süstemaatilise veaga. Võib-olla ka viga ei ole õige nagu, ütleme nõrkusega siis. Ja nõrkusega mitte selles mõttes, et mingis tehnilises süsteemis, vaid nõrkusega süsteemis, mille osa on ka inimene. Et me peame mõtlema selle nagu turvalisuse peale niimoodi, et tegelikult nagu inimene, tema käitumine on osa sellest nagu kogu nagu turvahelast. Ja järelikult, kas me ei ole siis tehnilisi meetmed piisavalt rakendada või me oleme inimese teadlikkusega piisavalt tegelenud ja ma arvan, et mõlemad tegelikult. Ma täna mõtlesin just nagu sellise näite peale, et kui me lähme nagu ajas tagasi, nooruspõlve kõik, et siis tulevad nagu sellised skämmid, et leiad kellegi, kes on sinu näoga, laenad tema isikut tõendavat dokumenti ja siis lähed ööklubisse. Et kes siis nüüd siin selles protsessis on nagu selle nõrkuse sinna süsteemi nagu sisse teinud, et kas siis see ööklubi turvamees peaks olema tublim selle siis näotuvastuses on ju, aga ta ei ole ka masin, ta on inimene on ju, kes võrdleb väikest pilti siis ühe teise inimesega on ju. Või siis peaks olema see isikut tõendava dokumendi väljastaja, see võib juhiluba ka olla on ju, kes peaks sinna rohkem infot peale panema, ma ei tea mille kohta. Või siis tõesti et me peame nagu harima neid inimesi, kes neid dokumente välja jagavad, kes lubavad enda dokumenti nii kasutada, aga seda võib-olla ei tehtud nagu nõusoleku alusel üldse. Et see on nagu mingi selline protsess, kus ei saagi nagu näppu peale panna, et pole, et siin on nüüd kehvasti.
sest see nõrkus on juba sinna justkui nagu see sisse ehitatud, see, et me võrdleme pilti näoga ja siis ütleme, et jah, see on see sama ja inimene vaatab seda dokumenti ja ütleb, et kas see on päris dokument üldse. Jah, selle nii-öelda vale dokumendi kasutamisest mul on enda elust nagu näide, kus juhtus niimoodi, et mu poeg viidi nagu sõbra vanemate juurde nagu oli ka üks nagu juhtum ja siis sõbra vanemad ütlesid, et see ei ole üldse meie poeg, et ja ta oli ka sõbra dokumendiga. Nii et politsei ei saanud aru, et tegu ei ole nagu selle inimese, kellega dokumente kasutas, et no just, et noh, kuidas siis peaks veel, ma ei tea, alkoholipoe müüa või keegi teine taoline nagu seda võrdlust nagu usaldusväärsemalt tegema, on ju. Aga kui me näiteks räägime sellest Eesti nagu case'ist tegelikult, ma arvan, et see on nagu hea nagu näide, sest noh, seda juhtub nii palju ja ma võiks natukene seda nagu analüüsida, et mis siin siis tegelikult toimub ja kes mida nagu paremini nagu teha saab. Et noh, me võime muidugi öelda, et kasutajad on rumalad, et kuidas nad siis aru ei saa, see teenuse nimi on seal ju näha, on ju RIA või noh, midagi veel on ju. Siis siin on nagu üks oluline aspekt on selle juures, et mida siis selle autentimise juures tegelikult kasutajale nagu välja kuvatakse. Ja väga paljudel juhtudel on niimoodi, et see Smart ID võimaldab tegelikult seda teksti kuvada väga nagu erinevatel, mitte väga erinevatel, aga ütleme siis mitmel erineval viisil. Ja see teenuse nimetus ka, mis sinna nagu pandud on, mulle kohati tundub, et kui me räägime praegu algoritmist, siis siin on nagu IT-inimesed, et mulle kohati tundub, et kui nagu SK teenusega nagu liitutakse, siis IT-inimene panebki sinna oma nagu selle 3-kohalise või 5-kohalise nagu teenuse nimetuse, mis iganes see nagu on maasikas või mida tema teab, et see on minu süsteem, on ju. Ja ta ei mõtle tegelikult selle peale, et see kasutaja tegelikult peaks nagu aru saama, mis asi see maasikas on või mis asi see IDS on või midagi nagu kolmandat, et tegelikult nagu see info, mida me nagu selle pinni kuvamise juures kasutajale näitame, see on nagu ülioluline info ja see peaks nagu läbimõeldud olema, et see kasutaja sellest nagu aru saab. Ja noh, mulle täna tundub, et tegelikult nagu kasutaja isegi ei oska seda vaadata, sest seal on mingid 3 tähte või 5 tähte või noh, pankade puhul on see nagu üldiselt nagu parem, et Swedbankil ongi Swedbank ja LHV on LHV, aga noh, paljudes kohtades on nii, et need nagu teenuse nimed on sisuliselt pandud nagu halvasti ja minu arvates see on nagu madala rippuv õun, mille võiks nagu korda teha, et ühest küljest SK nagu noh, käia ise oma nagu klientide nagu öelda, et kuule, et see tegelikult ei ole teil hea nimi ja teistpidi tegelikult nagu need Smart ID kasutavad teenusepakkujad nagu samamoodi vaadata, et kuule, mis me seal kuvame. Ja seal on ka lisateksti kuvamise võimalus, nii autentimisel kui altkirjastamisel. Ja noh, seal on väga variatsioonid, et kas seda teksti kuvatakse koos pinni dialoogiga, et noh, kui on üks samme, siis on see teksti pikkus vist oli 60 tähemärki, noh, ühesõnaga ta on lühem, jah, 60 tähemärki. Aga on tegelikult ka variant, et seal on nagu vahe aken ennem, siis noh, et on vahe dialoogi samme, et kus sa näed kõigepealt teksti ja sa lähed teksti, sa ei lähe kohe seda pinni panema, sa pead nagu vaatama natuke rohkem, nagu korraks peatuma ja see peatumine aitab teadlikkust tõsta ja siis sel juhul see teksti pikkus on 200 tähemärki, noh, mis juba nagu ja seda ka pangad näiteks kasutavad, et ma ei hakka panga nimesid ütlema, aga no osade pankade puhul ongi näha seal nagu konkreetselt selle, et ma teen ülekannet sellele isikule sellises summas, et mis aitab nagu seda riski, et noh, ma ei saa aru, mida ma teen nagu maandada. Aga noh, see ei maanda ka lõpuni, et kui mul ongi telefoni otsas nagu keegi, kes mind osavalt manipuleerib, ütleb, et kuule, et sa peadki praegu oma ühelt kontolt teisele või üldse, ma ei tea, kellelegi teisele selle raha kandma, no siis kui mida ära tinistud, siis ma võin seda jätkuvalt nagu teha, aga noh, see aitab nagu seda riski maandada, et kokkuvõttes see ongi nagu see turvalisus tuleb nagu mitmete asjade kombinatsioonist ja see on nagu üks väike asi, mida tegelikult saab nagu paremaks teha. Kas see need 2 erinevat case'i, et üks on see, kus noh, nagu inimene oma arust või noh, nagu see päris see äratinistamine, et see, kui noh, nagu keegi ikkagi nagu veendaks, et sa peadki selle raha kandma, et see on nagu selline võib-olla ekstreemsem ja võib-olla noh, nagu, et mulle tundub, et see on nagu haruldasem, aga noh, nagu need samad 1500 seal Eesti ees, nemad noh, nagu tegid seda noh, pigem nagu sellises nagu kuidagi nagu teistmoodi režiim on see, nagu mulle tundub vähemalt või kas sa näed seal mingit vahet ka või? No see story selles mõttes, see on nagu esimene samm ja tegelikult see esimene samm annab nagu nendele kurjategijatele materjali, mida siis järgmises sammus nagu ära kasutada. Noh, tegelikult neile see värk nagu tundub natuke kahtlane, on ju. Tekib mingi kõhklus hinge nagu noh, nii palju kui ma neid intervjuusid nagu ohvritega nagu kuulnud olen, et noh, aga noh, ma ikkagi nagu uskusin neid, kuidagi nad olid veel veenvad, et
aga kõhklus on sees ja siis selle peale tulebki kohe nagu kõne politseist või pangast, et kuulge, teil toimus midagi kahtlast ja siis on täpselt see, et mul tundus, et ongi kahtlane ja nüüd lähme seda lahendama, on ju, et ja siis on seal nagu erinevad andmeid juba saadud, mida saab siis nagu ära kasutada selleks, et näida usaldusväärne. Aga selles mõttes see nagu psühholoogiline manipulatsiooni pool on nagu oluline selle esimese nagu kõne puhul ka. Ja ega tegelikult kirjade puhul samamoodi, et kiri on nagu vähem efektiivne, sest sul ei ole kontrolli sellele, kuidas inimene reageerib. Ja olles ka ise nagu mitu petukõne saanud, siis ma olen kuulnud ka nagu lisaks endale nagu mitmeid teisi petukõneid, see kõnede kvaliteet on väga nagu erinev ja minu kõnetegija oli nagu väga-väga professionaalne, et ta oli nagu väga empaatiline, ta sisuliselt peegeldas, ma saan aru, et ta ei usalda mind, et ta pidas mulle tegelikult isegi nagu küberturbe loengu selle kohta, et ärge jumala eest kellelegi oma PIN-koode andke, mina ei küsi PIN-koode ja üldse nagu linke tuleb korralikult kontrollida ja nii edasi, see nagu põhimõtteliselt ta nagu ja nüüd, et te peate lihtsalt nagu autentima, et see on Smart ID äpp ja sinna panete PIN-koodi meile, ärge kellelegi jumala eest PIN-koodi andke, et täiesti nagu super manipulatsioon, et aga samas ma olen kuulnud ka selliseid algajate kõnesid, kus on vahepeal pikad pausid ja vahepeal umbes keegi juhendab ja nii edasi, see näitab lihtsalt seda, et nad õpetavad mingeid järgmisi nagu välja ja võib-olla ma olen ise mõelnud seda, et kui müügimeest tahaks tööle võtta, et siis võiks olla CV-s see, et kohustuslik on, et petukõnekeskuse nagu töökogemus, sest see kool, mis sealt saadakse, on kõva kool. Jaa. No ma ise olen nagu mõelnud ka sellise asja peale, et täna nagu kogu see raporteerimise pool on ka nagu on nõrk, et isegi kui mina saan selle petukõne, siis öeldakse, et jaa, et teate kuhugi, et mis numbrid see tuli ja kõik. Mul ei ole nagu, mulle nagu meeldiks see, et kui mul oleks Smart ID-s oleks mingisugune spetsiaalne PIN, mille ma sisse panen, et siis automaatselt see raporteeritakse ära ja midagi juhtub nagu, et see inimene ei saa mu teenusele ligi, aga ta saab mingi teate, et kuule, et sinu kohta on nüüd esitatud kahtlustus. Ja siis ta saab... Kusjuures Smart ID äpis, kui sa nagu see PIN-i dialoog tuleb ja sa katkestad selle, siis sealt tuleb sulle valik, et anna teada, et tegu on mingi pettusega, selles mõttes see mehhanism on nagu olemas, aga ma ei oska nagu seda kommenteerida, et nüüd ma vist ei mäleta, või tõesti pärast mind ma ei ole päris kindel, et kuhu see info täpselt edasi jõuab, ja kuidas seda nagu käsitletakse, et selles mõttes, ja ta annab nagu signaali selle kohta, et midagi on nagu rohkem juhtumas, aga täna on nagu olukord see, kus need nagu petuflow'd on nagu järjepidevad, et see maht nagu ja et see ei ole see ooti käib, et pigem kui me seda esialgu välja töötas, mis mõte oli nagu selles, et see annab mingi signaali, et nüüd on nagu rohkem kõnesid tulemas, aga täna on nagu see, et see on pidev foon, et see tuleb erinevate numbrite pealt ja et sa nagu ühe asja raporteerid ära ja kohe tuleb kuskilt teisest kanalist nagu samasugune case on. Aga see raporteerimise poole parandamine, et kuidas nagu inimesele selgeks teha, selles mõttes, meil on tõesti nagu erinevaid juhttööre, et kõnede puhul öeldakse raporteeri operaatorile, sest tegelikult operaator saab kõige operatiivsemalt kõige kiiremini reageerida ja midagi nagu ette võtta, et selle numbri blacklist'i panna või tuvastada, et edasi analüüsida. Aga muidu on politseil on oma nagu raporteerimiskoht, tegelikult see politsei raporteerimiskoht nagu üldiselt pettustused ongi kõige parem, sest sealt jõuab see info edasi omakorda ka RIAsse ja CERT-i, kes tegeleb ka nagu siis analüüsi ja mõõtmisega, aga lisaks on veel eraldi nagu CERT-i raporteerimine, aga see on pigem nagu selliste ettevõtte vastaste küberrünnakute puhul, et kas üldiselt ma just mõtlen, et see sõnum, mida inimestel on senimaani antud, on see, et ärge jagage oma PIN-koode. Mulle tundub, et nagu kuigi nüüd kuid on juba see petulaine nagu suurem laine kestnud, et siis nagu see sõnum tundub on nagu siiamaani sama, et ärge andke oma PIN-koode kellegile, et nagu see nagu on mitte nüüd vale nõuanne, aga see ei ole piisav nõuanne, et nagu ärge mitte mingil juhul nagu telefonist saadud nagu info peale nagu oma PIN-koodid ka sisestage. Et selle lause võiks nagu veel lihtsamini või paremini kuidagi läbi mõelda, aga et nagu seda nõuannet ma kuskil avalikest kanalitest ei ole kellegilt nagu kuulnud, et keegi ütleks. Sest minu ütleks, et nagu need üksikud asjad, mida on mingid pangad ja mingid telkod vist on kasutanud seda nagu tegelikult, et
kuidagi keeraks selle nagu täitsa kinni, et noh, ei saagi, et või noh, seda on vist nagu reaalselt tehniliselt kinni keerata ei saa, aga noh, nagu protsessiliselt, et keegi seda nagu tegelikus protsessis ei kasuta, et ütleks alati välja, et kui keegi telefoni teel palub midagi teha, siis see on skämm. Lihtne nagu see mõttes. No see on nagu, et kui klienditukk helistab, siis see nagu tuvastusvajadus on olemas ja noh, on käinud ka erinevad arutelud selle üle, et sealt Smart ID nagu välja võtta ja teha nagu seda mingil teisel kujul, aga noh, ma ise arvan seda, et mis iganes see teine kuju on, siis tegelikult seda saab samamoodi nagu noh, tõenäosus võib nagu väheneda. Panga puhul näiteks panga äpp, mine, et noh, nagu, et keegi teine ei saa panga äppi, noh, nii nagu, ma ei tea, Gmaili ma login sisse või noh, nagu Google'isse, siis mul tee Gmaili äpp lahti ja kinnita seal. Et noh, nagu, et keegi teine ei saa väljapoolt seal nagu Google'i äppi sees algatada autentimist kui Google'i töötaja või noh, Google'i mingi rakendus on ju. Samamoodi panga äpis saaks seda teha, et selleks ei ole vaja mingit nagu Smart ID-d või noh, sellist üldlevinud asja. Ja see on hea näide, et selles mõttes, kus saabki nagu kasutada mingit asja, mis on teada pangale, et on selle kasutaja nagu kontrolli all. Aga mis nagu kommunikatsiooni mõttes võib nagu rõhutada, võib-olla on mõni väga üksik erand, aga tegelikult reegel on see, et kui sulle teenusepakkuja või võtab ühendus sinuga, siis ta ei autenti sind Smart ID mobiil-ID-ga, et kui sa ise helistad, noh siis on täna nagu protsessides sees, võib-olla see nagu muutub, aga sisse tuleva kõne pool never ever nagu, ära pane pinni, et ja kui see no, nagu päris... Ma arvan, et selle vahe tegemine on juba keskmisele kasutajale juba keeruline, et noh, nagu igal juhul telefoni kõne pinni mõnikord võib panna. Järelikult noh, see nagu, et kas nüüd on see või teine, et see on juba tavakasutajaks liiga keeruline minu meelest nagu. Jah, et ja noh, mis me jõuame siit otsapi tegelikult Smart ID Plussi juurde, et mille SK tõi välja suvel. Seda on häbematult vähe, häbematult jah, kasutusele võetud, et ja noh, kuna ma ei ole nagu ei tööta praegu SK-s, ma nagu ei oska lõpuni öelda, et mis need nagu põhjused olla võivad. Ma ei tea, kas teenusepakkujatel ei ole piisavalt valus või, aga igal juhul nagu selliste petukõne stsenaariumi puhul Smart ID Plus, ma ei ütle, et ta muudab nagu selle rünnaku võimatuks. Me Tanel Naila poolt jagatud videos nagu nägime, et tegelikult Smart ID Plussi puhul on samamoodi nagu man in the middle rünnak võimalik, aga noh, kui me mõtleme nagu selle peale, et mida siis see ründaja nagu tegema peab, võib-olla korraks tegelikult selle nagu Taneli case'i juurde, ma rääkisin eraldi veel Taneliga eile, ma tahtsin nagu aru saada, et mis oli see, et mis nagu toimus, et mis teda nagu triggerdas seda näidet tegema, siis Tanel sai tegelikult DHL-i nimel kõne ja kui meil tavapäraselt tuleb siin Smart ID push'i autentimine, siis Taneli puhul küsiti tema meiliaadressi, mida ta ei olnud valmis andma ja siis saadeti talle SMS-iga nii-öelda link ja selle lingi peale siis avanes nagu DHL-i imiteeri veebilehte, kus oli siis juba realiseeritud see Smart ID Plussi autentimine selle QR koodiga. Aga noh, päris nagu eluolukorras, et Smart ID Plussi autentimine käib siis niimoodi, et nii-öelda veebirakendus kuvab sulle seda, kui sul on 2 erinevat seadet, et see veebirakendus kuvab sulle QR koodi ja siis sa telefoniga skaneerid seda QR koodi. Ja noh, see näitab seda, et selle nii-öelda rünnaku realiseerimine on nagu läinud nagu keerukamaks, et noh, kui sa juba telefonis selle lingi avad, et see juhtnöör oli see, et palun nüüd ava see link arvutis, noh tavakasutajaks, et ma sain SMS-iga nagu lingi, et ma nüüd avan selle arvutis, on keerukam ja noh, siin on jälle nagu mingid lisavihjed kasutajale, et kui ta nüüd selle veebilehe avab, et ta võiks äkki tunneb ära, et see tegelikult ei ole päris leht, et see on nagu petuleht, et noh, võrreldes selle vana skeemiga, kus sul tuleb lihtsalt nagu pinni dialoog, sa pead pinni ära panema, et see oli nagu nii palju nagu lihtsam, et sisuliselt see Smart ID Plus ei muuda siis sellist nagu õngitsust ütleme võimatuks, aga ta teeb selle nagu oluliselt raskemaks ja seal on nagu palju rohkem võimalusi, et see kasutaja saab aru, et tegelikult asi ei ole õige. Aga võib-olla kiirelt joostes kuskil vahele või noh, nagu selle kõne saad, et sul on ilgelt kiire, et olgu, et saadki mulle sõnum, ma pärast vaatan, et noh, siis see nurk kaob ära, et see pärast siis sa enam nagu ei saad aru või noh, täpselt nii nagu sa ütlesid, et see nagu võtab ära selle
surve sealt nagu või selle ajafaktori. Ja võib-olla, mis ma selle Smart ID Plussi puhul tahaks, see on juba natuke eri kohtas nagu peksa saanud, aga minu silmis küll ta on nagu palju turvalisem kui see, need täiendavad meetmed selle juures on turvalisemad kui see meie olemasolev nagu nii-öelda push'iga nagu lahendus. Aga seal lisaks sellele QR-koodi flow'le on SK nimetab seda app to app ja web to app, mis tähendab seda, et tegelikult see on nagu sama seadme puhul kasutamiseks. Et ühest küljest ta on nagu palju mugavam, et sa ei pea mingit QR-koodi skaneerima, sa lihtsalt oled veebilehel, selle peale avaneb sul automaatselt Smart ID äpp. Sa ei pea mingit koode võrdlema, sa paned PIN-koodi ja siis sealt samast liigutakse nagu tagasi siis kas sinu veebilehele või sinu nagu äppi, mis selle nagu Smart ID autentimise käivitas. Ja see kõik toimub ühe seadme piires ja seal ei ole seda riski, et sisuliselt nagu see teenus, kus kasutaja sisse saab, et see on ründaja kontrolli all. Okei, selles mõttes, et võib veel mingi keerukam rünne olla, kus sul on nagu mingi vale äpp paigaldatud ja see vale äpp vahendab ja nii edasi, et me ei saa ju kunagi öelda, et see on nagu 100% turvaline, aga see on ikkagi nagu, need riskid on nagu palju-palju paremini nagu maandatud. No AI puhul räägitakse üha rohkem sellest, et aitab sellest, et me sildistame igasugust sisu, et see on nüüd nagu AI-ga genereeritud sisu, et sellest ei ole tolku enam, sest me ei saa sellega hakkama, et see lähenemine peaks olema see, et me hakkame nagu päriselt loodud sisu sildistama, just kui paneme selle verified lipukese külge sinna. Kas nagu siin võiks mingisugune samasugune meetod nagu toimida, et telkod hakkavad telefoninumbritele mingisugust verified lipukest külge panema. Ma ei tea, kuidas muidugi seda kõnesaajale üldse kuvada, sest see ei ole nagu, see tähendaks juba integratsiooni kuidagi telefonitootjatega. Aga et kui ma saan selle kõne, et ei saaks keegi skämmida seda, mis nime ma seal näen, sest ka täna ma näen mingisugused ettevõtte nimesid, kui number on ettevõtte alla registreeritud, aga et oleks mingisugune verified märk seal juures, et ma tean, et see on nüüd ongi DHL, kes mulle helistab. Ma ei oska seda tegelikult telko poole pealt nagu kommenteerida. Ma tean seda, et see, mis Eesti operaatorid on rakendanud ja nüüd viimasena liitus Tele2 ka, et need piiratud või peatatud, tõkestatud petukõnede hulk on nagu meeletud. Pigem see lähenemine on see, et need, kus püütakse siis numbrit spoofida või ka mingeid kõnekaarte kasutada, et nad püüavad seda nagu efektiivselt tõkestada, aga nagu praktika näitab, siis need kõned tulevad nagu jätkuvalt läbi ja ründajad otsivad uusi viise, et kuidas siis nagu ikkagi jõuda kasutajani nagu läbi kõne. Minu arust Telia ütles numbri välja 20 miljonit kõnet nagu on tõkestatud nagu eelmise aasta jooksul ja see pidi olema niimoodi, et aasta lõpupoole see maht tegelikult nagu kasvas, et just tänu sellele, et kõik opekad on nagu pundis ja Eesti numbrite, ma ei tea, kuidas see tehnoloogiliselt täpselt käib, aga see varasem skeem oli see, et sisuliselt väljast tulnud IP kõne peale pokiti külge nagu Eesti number, et nüüd on nagu see kuidagi muudetud efektiivsemaks, aga need petukõned samamoodi tulevad nagu välismaa numbritelt ka ja pigem ei ole täna teema selles, et selle kõne puhul seal oleks nagu see kindlalt usaldusväärne number, vaid need tulevad juhuslikelt numbritelt, et see on tehtav kindlasti, et kasutadagi ametlikku näiteks, ma ei tea, Omniva numbrit või DHL numbrit, aga see ongi just see, mida nüüd on püüdnud operaatorid tõkestada ja ma usun, et nad on selles nagu üsna efektiivsed. Aga samamoodi tulevad välismaa numbrid ja ma mõtlen üldse, et tõenäoliselt tulevikus selline võõrate numbrite vastuvõtmine, et me oleme sellest palju paranoilisemad ja pigem me nagu ei võta neid numbreid vastu ja kui nagu riigi piires vähemalt nagu suudetaksegi see, et numbri kontroll nagu paika saada, et sa ei saa nagu numbrit spoofida, siis on juba parem. Mingis mõttes me oleme kuidagi siin mugavas kohas elanud ka, et suured riigid on juba ammu selle mure ees, et igasugu robokõned ja tüütud spämmkõned nagu toimivad aktiivselt ja siis see tähendab, et inimesed on muutunud nagu valvsaks selles osas, et nad ei võta nagu igasugust numbrit vastu ka. Me oleme siin hästi mugavad olnud, et selliseid asju nagu ei toimu, okei, vahel need mingid müükkarid helistavad, aga see on ikkagi
suhteliselt nagu noh, et sealt selle kaudu ei tule ka seda skämmi nagu sageli. Või noh, ütleme sama skeemi ei ole, et kui mulle müükar helistab, noh, et siis ta kas müüb mulle midagi maha, olgu see siis skämm või mitte. Tõenäoliselt hea asi, see pole nagu nii, et kui see kõne kaudu tuleb. Et me oleme nagu selles mugavas kohas olnud, aga Urmo, mida põhiline on ka see, et enamus inimesed mingil hetkel ootavad kõnet mingilt tundmatut numbrilt, kus kuller ütleb, et kuule, teie pakk on kohal nagu selles mõttes ja see on nagu see koht, et ma ei tea, kuidas seda paremini ära lahendada nagu mõttes, et ma olen siin ukse taga, tahan sisse saada või et noh, kõik kogu aeg tellivad midagi ja noh, see on nagu, ongi jälle selle moodsa ostmisviisi nagu osa sellest, et sul ühel hetkel tuleb random numbrilt tuleb kõne. Et võibolla peakski nagu 5 sammu tagasi minema ja kogu selle asja nagu ümber disainima, et noh, et hakkame nüüd selle tootega, mingis mõttes selle tootega nagu otsast pihta, et vaatame neid erinevaid kasutuslugusid ja kuidas inimesed käituvad ja et proovime nagu midagi täiesti uut disainida selle asemel, et me siin lapime ja paneme plaastrid peale nagu olemasolevatele protsessidele. Sa mõtled seda, et kaotame Eesti ID ära ja nagu hakkame uuesti nagu isikut tõendava dokumendiga kontoris käima või? no vaata, see on nagu kuidagi, et ühel hetkel, kui see usaldus nagu mureneb nii palju, siis mitte minul, ilmselt minu see limiit on hoopis kaugemal, aga teatud inimestel võib tekkida see ambitsioon ja siis ka nagu mõjusad argumendid selleks. Et noh, kui me vaatame ka näiteks, mis UK-s digitaalse identiteediga toimub, noh, seda asja pressiti nii kaugel, et lõpuks nende peaminister ütles, et pups, et enam ei ole kohustuslik, et noh, keerame selle asja tagasi nagu, et selle asemel, et öelda, et me mõtlesime selle halvasti läbi, see on ikka kohustuslik ja me nüüd mõtleme seda paremini edasi. Et ma ei tahaks, et see sinna jõuaks, et ühel hetkel ka inimesed ise tõdevad, et oi, Smart ID on nii ebaturvaline, et seda ma küll nagu enam ei kasuta. Et lähme ID-kaardi peale tagasi, aga siis tulevad uued skämmid, mis on sellega seotud, et mitte midagi ei muuta nagu. Jah, võib-olla siin ongi ID-kaarti ja Smart ID-t nagu võrreldud, et ma rääkisin praegu sellest kasutuse pettusest, aga kui me võtame selle, mis tegelikult on nagu palju hullem, on see, kui sisuliselt kellegi teise nimele tehakse Smart ID, mis ei ole siis selle omaniku kontrolli all, mida petturid ka kasutavad ja selles mõttes see on nagu põhimõtteliselt saad käia kõikides teenustes, saad võtta laenu, saad kanda raha nii palju kordi üle, kui vaja on, et ja see nagu rünnaku olemuse mõttes on tegelikult nagu, sisuliselt tähendab seda, et kui me võtame nagu füüsilise maailma paralleeli, et minu ID-kaart väljastatakse siis kellegi teise, minu ID-kaart ja tema PIN-koodid antakse kellegi teise nagu kätte minu asemel. Ja seal on tema nägu peal, mitte sinu oma. Ja siin on nagu süüdistatud seda, et need nii-öelda sellised Smart ID tehakse olemasolu Smart ID-ga, mis tegelikult minu teada ei vasta üldse tõele, sest nagu Smart ID-d olemasolu Smart ID-ga saab taotleda ainult siis, kui see on väljastatud pangakontoris ja neid on tegelikult Eestis väga vähe. Inimesed on oma Smart ID saanud nagu mingil teisel viisil, kui pangakontorit külastades valdavalt. Et tegelikult need Smart ID-d nagu registreeritakse kasutades ID-kaarti ja siis seal on ka vist erinevad skeemid, et mingitel juhtudel inimene lasebki Anydeski või TeamViewer'iga oma arvutile nagu petturi ligi ja sisuliselt pettur siis nagu toimetab seal või teisel juhul on niimoodi, et nii-öelda inimene on meelitatud uut Smart ID tegema ja ta ei saa aru seda, et see uus Smart ID, mis ta teeb parasjagu, et see tegelikult ei ole tema seadmes, vaid see on kuskil petturi seadmes, aga nüüd ma asun su küsimuse juurde või et selles mõttes, et kas on nagu, et äkki peaks üldse kuidagi algusest alustama või, et ma arvan, me algusest ei saa alustada, et tegelikult see kõik, mida me kogenud ja õppinud oleme, et see on väärtuslik, et me peaks neid kogemusi arvesse võtma. Eidasest on uus versioon kehtima hakanud ja selle Eidase uue regulatsiooni järgi peab iga liikmesriik tegema siukse EUTi walleti või siukse uue nagu digilahenduse sisuliselt, mis siis on Smart ID või mobiil-ID laadne. Euroopa Liidu poolt, Euroopa Komisjoni poolt töötakse välja selline baasraamistik, mille peale siis iga liikmesriik peab selle lahenduse ehitama ja Eesti on ka täna siis enda EID walletit välja töötamas ja minu arvates on täna see nagu suurepärane võimalus, et võtta seda kogemust ja neid pettusi, mis meil nagu levivad, selle uue walleti lahenduse tegemise juures arvesse, et me oleme nagu
päris palju saanud kogemust, me võiksime sellest õppida ja me saame nagu seal teha mingeid asju nagu selgelt paremini. Kui ma varem nagu arvasin niimoodi, et milleks seda üldse vaja on, et tegelikult me oleme nagu oma EID ökosüsteemi mõttes nii hästi arenenud, siis täna mul on tõesti tunne, et tegelikult nagu teine uus tehnoloogia nagu kõrvale Smart ID-le, et ma arvan, et see on nagu mõistlik. No ma nii detailideni sellega kursis ei ole, kuigi üsna palju. Ma ei ole kindel, kas seal näiteks on see võimalik, et sina väljastad enda isikut tõendava verifiable credential'i minu walletisse. Teoorias on, kuigi ma tean, et see wallet on ka isikustatud. Vähemalt paljudes riikides see wallet hakkab olema isikustatud. Aga vist on ka selle kohast nagu kohustust ei ole, mis tähendab, et tekib ikkagi see sama kellelegi teisele enda siis uue jutumärkide Smart ID tegemise, et ta saab seda verifiable credential'it minna ja kasutada, esitada minu nimel justkui. Ja hullem on veel see, et sellest ei jää nagu jälge ka maha, et kus seda kasutati ja kelle poolt. Ja kusjuures see aspekt, mis sa nagu välja tõid, et nii-öelda see keskne jälgitavus on nagu palju halvem, et see tegelikult on nagu probleem selles mõttes küll, et nagu pettuste jälgede ajamine nagu on nagu palju raskem selle puhul, jah. Aga mingid asju, et kuidas me kasutaja teadlikkust tõstame sellest toimingust, mis infot me sinna kuvame, samamoodi ka väljastusprotsessi mõttes, seal saab nagu päris palju nagu teha nagu vastavalt sellele, et kuidas nagu see iga riik otsustab. Ja sellega ma olen nõus, et kas või kogu see selective disclosure'i teema, et ma näen nagu, et milliseid andmeid ma jagan ja ma saan neid linnukesi maha võtta nagu, et see on minu arust juba nagu suur asi, et see, kui ma näen seda listi, see paneb mind läbi mõtlema, et ma ei tea, et kas ma seda detaili peaks ikkagi nagu enda kohta jagama sinna või oskan küsida, et miks seda vaja on nagu vähemalt. Aga kuidas me sellest, kui me nüüd seda Eesti asja vaatame, et selle walletini läheb veel natuke aega, et mida me sinna homme tegema saaksime hakata, et rääkimata sellest, et harige oma lähedasi aga et võib-olla siis nagu tehnoloogiliselt, kas on nagu mingeid ideid, et üks asi on see, mida Smart ID teeb, kuidas nemad enda asja nagu tugevamaks ja turvalisemaks tiimivad. Aga ma ei tea, teenusepakkujad, võib-olla see on huvitavam teema, sest neid on rohkem ja kindlasti meie kuulajate hulgas on neid rohkem, kes siis võiks mõelda, kuidas nende teenus saaks olla vastupidavam siis erinevatele phishing rünnakutele. Üks aspekt, mida juba rääkisin, ongi seesama nagu see teenuse nime asi, aga tegelikult siin on nagu palju muud ka. Et mul oli just kogemus, ma vahetasin oma mobiiltelefoni ja siis oli nagu huvitav näha, et kuidas erinevad äpid või ka mingil juhul veebilehed nagu on device pinningut nagu teinud. Ehk siis kus kohas ma pidin sisuliselt nagu mingit täiendavat autentimist tegema, kust tulid mingid teavitused ja tegelikult see on nagu, seda ei lahenda nende eest mitte keegi teine ära, ja mulle tundub, et sellele kohati pööratakse nagu väga vähe tähelepanu, et tegelikult ju selle kasutaja nagu autentimisega seotud risk, see jääkrisk lõpuks on selle e-teenuse pakkuja juures ja tema peab mõtlema, et mis on need turvameetmed, mida me rakendame. Ja SK oma Smart ID dokumentatsioonis ka muu hulgas toob selle välja, et on väga suur vahe, et kas sul on nagu usaldatud brauser või brauser, mida sa oled nagu varem oma süsteemis näinud või sul tuleb täiesti nagu uus seade, uus brauser, et ja see soovitus, mida siis SK-ga, mis on väga mõistlik soovitus, on see, et pange nagu turvaline cookie, kui me veebirakendusest räägime brauserisse ja jälgige seda, et seda saaks ainult ühes seadmest kasutada. Kui te olete oma riskid niimoodi hinnanud, et nagu mitut seadet nagu paralleelselt peaks kasutama ja see on nagu täiendav signaal selle kohta, et sisuliselt võib olla tegu nagu pettusega, et kui seade vahetub, aga samas inimesed ka vahetavad seadmed, ma võin logida oma, ma ei tea, STS-e sisse ka nagu oma ema arvutist millegi pärast, aga see on nagu üks nagu meede, mida tegelikult nagu saab rakendada. Ja siis on küsimus selles, et okei, et me panime tähele, et tuli nagu päring nagu uues seadmes, me ei ole seda brauserit varem nagu näinud, seal ei olnud seda meie nagu poolt pandud cookie'te, et mis me siis nüüd nagu teeme, et sisuliselt peaks seda
kasutajat mingi teise kanali pidi, mida kasutaja usaldab, nagu tekitamas temas teadlikkust, et ma ei tea, kas see on nagu push sõnum panga puhul, panga nagu äppi, on see Smart ID-s nagu mingi täiendava teate kuvamine. Me jõuame jälle otsapidi nagu Smart ID juurde tagasi, sest see on nagu nii massilises kasutuses, et ma arvan näiteks, et tegelikult aitaks see, kui ka Smart ID puhul saaks sinna mingit alerti nagu panna lisaks sellele tekstile, et see tekst on tavaliselt nagu ühetaoline, aga et seal on mingi punane hoiatus või miskit nagu sellist, et mis pöörab nagu tähelepanu, et okei, et praegu on tegu nagu kõrgendatud riskiga, ole ettevaatlik ja siis aga samamoodi see ei pea olema Smart ID, see võib olla ka tekstisõnum, see võib olla mingi muu nagu kommunikatsioonikanal, et või ka see, et see läheb. Kas sa näed, et ka jah. Et kas sa näed, et ka see näiteks Eesti.ee või seal on see Riia Tara vist on seal ees, et kas seal saaks midagi sellist rakendada, et nüüd osad ründed ongi nagu kasutavad pigem nagu seda riigi neid allikaid ära on ju selles mõttes, et pangad kaitsevad küll raha, aga siin on see identiteedi info ja mingid muud asjad seal Maksuametis tehti mingid muudatusi ja mis seal veel olid, et need kõik käivad vist läbi selle sama Riia infra nagu see autentimas on ju. Need võiks samamoodi teavitada, et sa läksid sisse jälle mingi uue seadme kaudu või midagi. Ja aga vaat seal on see lugu, et kui sa tuled nagu ise selles uuest seadmest, kui sa nagu, et mis on sinu jaoks usaldus, mis on see keskkond, millega sa suhtled selle nagu rakendusega, et kui see pettur ise nagu tegelikult autentib, siis sa võid seal nagu veebilehel nagu kuvada, aga sul on mingi teist kanalit vaja, kus kaudu see sõnum nagu usaldusväärselt nagu kohale viia sellele kasutajale. Aga enamus inimeste kohta on ju riigil mingi telefoninumber teada või email või mida iganes, et sinna igal juhul nagu push ida mingi teavituse. Ja see on võimalus, nagu... et ma isegi olen kuulnud nagu mingit mõtet, et seda riigi teavitussüsteemi, hoiatuste süsteemi kasutada nagu ära, kui pettused rohkem levivad, mulle tundub, et need pettused on nii palju, et siis me saaksime neid nagu järjepidevalt, aga personaalselt jah, selles mõttes, et ja võib-olla see on tegelikult ka Eesti.ee äpi tegijatele nagu mõte, et sinna ma saaksin panna oma nagu teavitused, võib-olla ka kõikide autentimiste kohta või allkirjastamiste kohta, mis ma nagu teen või ja meil on nagu Eestis uus olukord, kui meil varem oli üks usaldusteenuse pakkuja SK näol, siis nüüd on tegelikult oktoobrist, ma arvan, et ma ei eksi nüüd kuuga, Setec, kes siis on usaldusteenuse pakkuja uutele väljastatavate ID-kaartidele, ehk siis tegelikult enam näiteks SK minu toimingutest ei näe enam kõiki oma ID toimingud, et osad on nagu ühe usaldusteenuse pakkuja, osad on teise juures ja tegelikult minu arvates riigil oleks nagu väga mõistlik, et need jooksevad kuskil Eesti.ee-sse kokku, ma näen kõiki oma autentimisi, kõiki oma allkirjastamisi ja miks mitte nagu võimaldada mul ka saada nende kohta automaatselt teavitusi Eesti äppi, et näiteks panga puhul minu enda jaoks üks oluline riskimaandusmeede on see, et ma olen pannud sisse kõikide maksete push teavitused ja isegi kui mu krediitkaardi andmed kuskilt nagu lekkima lähevad, ma näen selle makse nagu kiiresti ära, ma saan reageerida nagu või ka ülekandede puhul samamoodi, et mina ise tunnen, et see on nagu üks meede, mida mina enda jaoks olen nagu rakendanud ja mille saab tegelikult üldistada nagu laiemalt e-ID kasutamise juurde. Ja see ka näiteks see push teavitus nagu maksete puhul on üliväike asi, et ma teen nagu poes makse, ma tunnen taskus telefon väriseb, ma tean, et see nüüd jõudis nagu registreeriti nii-öelda ära, aga kui ma mingil teisel hetkel seda notification'it peaksin nägema, siis ma kohe saan, mõistan, et see ei ole nagu ehe, eks ole, et autentimise puhul, kui see samamoodi tööle panna, et kuule sa nüüd autentisid siia sisse, et natuke on see selline ilmateade, et tund aega tagasi sadas vihma, aga et ma näen ise ka, mis ilm väljas on, aga teisipidi jälle see nagu lisab mingisuguse teise kanali nagu selle toimingu nagu tuvastamiseks, mis on kindlasti nagu jälle nagu, kui me võtaks maha ka 10% nagu nendest case'idest, et see on juba nagu jällegi suur võit, et see tundub olevat selline teema, kus iga väike muudatus tegelikult aitab ja iga selline muudatus, mis kasutaja elu oluliselt nagu ebamugavamaks ei tee, on nagu suureks abiks. Kusjuures selle teavituse puhul ka, et see ei muutuks tapeediks, et võib-olla peakski nii olema, et see on selle kõrgema riskiga toiminguga, et kui mul tulen teisest seadmest või mingi muu sümptom, selles mõttes, et indikaatorid teenuse pakkujale võib nagu väga mitmeid olla, eriti nagu maksete puhul. Ja mulle kohati tundub, et nüüd me läheme siin pankade juurde, et pangad on liiga mugavad nagu selles osas, et
ma ei hakka panga nime ütlema, aga üks mu pankadest, kui ma teen oma nagu lapsele iga iga nädal nagu taskuraha ülekannet, mille kuradi pärast ma pean sinna nagu seda PIN 2 nagu panema. Noh, nagu mul on tegelikult ligipääs selle samale kontole ka, ma näen seda nagu ja ikka nad nagu küsivad nagu PIN 2, et noh, see on nagu tegelikult nagu me nagu silt lörtsime nagu selle PIN 2 kasutamise nagu ära. Noh, SK vaatest on muidugi tore on ju, et iga transaktsioonist nagu raha tuleb on ju, aga noh, päriselt tegelikult peaks nagu mõtlema ja ma arvan, üldiselt nagu mõeldakse, aga võiks veel rohkem mõelda selle peale, et okei, et mis on nagu selle toimingu nagu riskitase, kas see summa on nagu piisavalt suur, et on seda PIN-i üldse mõtet nagu küsida selle toimingu puhul ja noh, kui ongi nagu mingisugune välismaa makse. Millal me viimati küsisime, eks ole, et noh, et võib-olla nagu alles ma teen mitu makset järjest, on ju, kas ma pean iga kord selle PIN-i panema, kui see on väikesed maksed ka veel, et ma alles 5 minti tagasi panin selle PIN-i nagu sisse. Nii sama seade on ju. Just. Ja noh, ka valmis oleks selleks, et asjad lähevad valesti, et nagu märgata, et meil on logid olemas, me saame analüüsida, saame jälgida, et me noh, see sama, mis mulle tundub, et ei ole nagu väga head pilti, et kui Smart ID konto, Petteri Smart ID kontosid teevad, et kuidas nad nagu teevad, et mis vahendeid seal nagu kasutatakse, et see nagu jälgitavus ja see infovahetus eri osapoolte vahel nagu läheks nagu paremaks, aga see tähendabki seda, et me oleme näiteks eksimusteks, inimeste poolseks eksimuseks valmis, meil on nagu jäljed olemas ja noh, siis sinna peale saab juba teha selle, et see infovahetus eri osapoolte vahel nagu oleks operatiivsem ja efektiivsem, kui ta täna nagu on, et noh, seda võitlust ei ole võimalik muidu võita, kui nagu koostöö peab hästi toimima. No raske teema igal juhul. See on sellepärast raske teema, et siin ei ole ühte vastust, et ütle, tehke kõik nii ja kõik läheb korda. Ei ole ühtegi sellist vastust, siis ongi alati raske teema. Kõik peavad midagi tegema ja parandama. Ja kohati ma näen nagu seda, vaatama Facebooki või LinkedIni või mingid kommentaare, et nagu hästi palju on selliseid turvainsenere või nupukaid inimesi, kes ütlevad, teeme selle lahenduse, et see nagu lahendab nagu kõik probleemid ära või need asjad, mis tehtud on, need on nagu läbi mõtlemata või halvasti tehtud, et noh, mis iganes asja insener välja mõtleb, teine insener mõtleb sinna välja selle viisi, kuidas sealt nagu leida see tee, et nagu kasutaja nagu ära lüpsta. Lihtsalt see tõenäosus väheneb ja noh, me peamegi nagu mõtlema nagu threat modelingi mõttes, et okei, et me paneme erinevad asjad üksteise otsa, et kokkuvõttes, mis see nagu jääkrisk on ja kas see on mõistlik või ei ole mõistlik, et noh, kui me räägime nagu, et 1500 kasutajat nagu paneb kinnitab oma Smart ID toimingu ja laseb Eesti eesse nagu päti ligi, noh siis ilmselgelt nagu on midagi katki süsteemselt. Kui meil oli üsna mõnda aega tagasi juba, me rääkisime Bolti fraudi tiimist ja noh, ka neil ju, et kui me uurisime, et kuidas see asi on nagu üles ehitatud ja kuidas see asi on nagu arenenud, noh siis see vastus oli üks ja ainuke, mis seal olla saab, on see, et see on nagu aastatega lihtsalt tekkinud või loodud, mitte siis nagu tekkinud iseeneslikult, aga et kõik need reeglid, tuhanded reeglid, mis seal on, mis erinevaid pettumustreid nagu otsivad, et need on loodud nagu just selle aastate pikkuse kogemusega, mis on erinevates riikides tegutsedes nagu toiminud, et noh, et see 1500 inimest riigiportaalis on ka mingis mõttes on nagu muster, mis võib-olla paistab piisavate andmete puhul kuidagi välja, et mida oleks võimalik nagu tuvastada. Aga ma ei tea isegi, kui palju meil on nagu sellist aktiivset automatiseeritud jälgimist nendel asjadel. Et noh, võtame või selle sama SK, siis kui ma katkestama saan teatada nagu pettusest on ju juhtumi, et kui seda asja vaatab inimene edasi, siis ühel hetkel suure andmemahu tõttu need raportid jäävadki nagu soiku ja kui sellele piisavalt kiiresti reageeri, siis pole nagu tolku sellest. Et siin peab nagu võib-olla rohkem nagu sellise automatiseerimise suunas ka vaatame ja jällegi, et ma võin väga ignorantne siin olla, mulle lihtsalt tundub, et seda ei ole, sest sellest väga palju ei räägita. Kes teab rohkem, tulge algoritmi rääkima, jagame teistele ka. Kui on kindel, et seal on väga palju automatiseerimist taga ja tegelikult on mingisugune fraud tiim, mis töötab sama efektiivselt kui Bolti oma näiteks. Jah.
andmekaeve on tegelikult nagu üks teema, et noh, nagu sama Eesti näide on, kus siis nagu autentituna saadakse palju andmeid, aga tegelikult meil on ka suhteliselt palju liideseid siin mõni päev tagasi liikus ka üks postitus selle kohta, et kuidas pensionikeskuse lehelt lihtsalt pannes isikukoodi saab teada, et kas ma olen teise sambaga liitunud või olen selle katkestanud ja mis mu siis maksemäär on, et noh, näiteks see on üks koht, et kuidas seda infot teades on võimalik nagu konstrueerida mingit nagu rünnet nagu näides usaldusväärsem, et andes seda infot nii-öelda sellele ohvrile nagu ette, saates mingit õigituskirja ja nii edasi. Ja noh, see näiteks ongi küsimus selles, et okei, et see liides me oleme otsustanud, et see on nagu avalik, see liides on avalik olnud juba üle 20 aasta. Aga et mis monitooring selle peale on, et kas see on nagu märgatakse seda, et kui keegi käib nagu skaneerimas neid isikukoode, et see kasutus läheb nagu üles võrreldes nagu tavapärasega, et noh, see aitab nagu kaitsta, et ja noh, üha rohkem tegelikult tekib ka küsimusi selles, et okei, et miks meie andmed sellises kohas üldse on avalikud, et mis eesmärk see täidab ja kas see peaks nii olema, et noh, oleme ühiskonna olnud hästi avatud, see sama äriregister ja ettevõtjate andmete avalikustamine, et noh, me näeme nüüd nendest, kusjuures huvitav on see, et tegelikult pettuste hulk politsei ütleb, et ei ole kasvanud, et see nii-öelda on suhteliselt nagu samas tasemes, aga et summad, mida inimesed kaotavad, et need on läinud suuremaks. Ja üks põhjus, mis tundub siin olevat see, et rünnatakse ettevõtjaid, kellel ongi nagu rohkem vahendeid nii isiklikul kontol kui siis ettevõtte kontol. Ja noh, see äriregistrist nende isikukoodide saamine, kontakttelefonide saamine, see on nagu üks näide sellest, et kuidas tegelikult petturid nagu kasutavad ära neid andmeid, mida me oleme harjunud nagu avalikult jagama. No aga teisalt selles on ka oma hüve ju, et sa saad alati käia kontrollimas nagu, et noh, küsimus on, et mis andmed seal olema täpselt peaksid, on ju. Et tegelikult ka Eesti puhul tuuakse väga positiivselt välja seda, et sa saadki näha, kes see omanike ring on, kes see aktsionäride ring on, kes selle ettevõttega on seotud. Või et sa näed ka majandusaasta aruandeid ja käivet on ju, noh, mille põhjal samamoodi petturid saavad profileerida, et milliseid ettevõtteid me üldse sihime. Et võib-olla väga suurtel on paremad turvameetmed, väga väikestele pole nagu mõtet siis midagi üritada. Ja kuskil seal keskel on nagu selline hea middle ground, et kes on juba kiire kasvuga, aga pole suutnud võib-olla õigeid meetmeid veel nagu kasutusele võtta. Jah, ma olen täiesti nõus sellega, et selle läbipaistvus, et see on üks meie nagu madala kuritegevus, aga ühesõnaga see läbipaistvus tegelikult teenib nagu selgelt nagu eesmärki. Aga võib-olla peaksime mõtlema niimoodi, et okei, et need andmed on avalikud küll, aga tegelikult me autendime neid, kes need andmeid vaatavad. Ehk siis ma saan neid andmeid vaadata, aga selle kohta jääb jälg maha. Ja kui on näha, et noh, see aitab samamoodi siis nagu jälgida saada sellele, et kes need andmed massiliselt pärib ja võib-olla annab juhttööre nagu vihjeid nagu politseile. Noh, tõenäoliselt seal võetakse ka tankistid nagu appi, kes neid päringud massiliselt teevad, aga siis saab selle tankistiga nagu... Või siis hakatakse tegema skämme, et teha skämme. Ehk siis, et proovime Urmo sind sisse logida sinna äriregistrisse selleks, et sinu nimel teha nagu 10 000 päringut, et andmeid source ida. No kas nii või siis hoopis, et trikitada mind nagu tegema uut identiteeti ja siis identiteet on tegelikult nagu kuritegijate käes ja nad kasutavad seda nende päringute nagu tegemiseks, aga noh ikkagi selles mõttes, et ja noh, see on lihtsalt nagu üks näide sellest, et kuidas nagu rohkem jälgi maha jätta ja mis aitab nagu hilisemat uurimist ja mis on nagu tore on selle juures ka see, et politsei selliste kelmustega tegelemiseks saab rohkem ressurssi ja alates aprilli algusest on moodustatud nagu eriüksus, kes tegelebki nagu siis kriminaalpolitsei spetsiaalselt nagu kelmustega. Et kui varem oli see nagu laiali nagu prefektuurides, siis nüüd on see nagu tuuakse see keskelt nagu kokku, mis tähendab ka seda, et tekib selline parem tervikpilt ja samamoodi rahvusvahelise koostöö mõttes on seda nagu keskselt palju nagu lihtsam teha. No mingis mõttes mul on ka hea meel, et kogu see FOPA ja see tähelepanu sellele teemale on nagu tänases ajahetkes mitte võib-olla 2 aastat edasi, kus AI on veel rohkem, ta on ka täna väga tugevalt kanda kinnitanud, aga mõne aasta pärast on see pilt ilmselt veel hullem.
ja teisipidi mul on hea meel, et tegelikult me siin Eestis saame rääkida üsna vabalt sellest, et me tahame rohkem läbipaistvust ja rohkem logisid ja et see jälg jääks nagu maha erinevatesse kohtadesse. Et Eesti saaks teada kõikidest minu sisse logimistest ja autentimiskatsetest. Ja samas on nagu riike, kus see ajaks kogu ühiskonna nagu väga tagajalgadele, et me kuskile rohkem jälgi maha jätame, et see privaatsuse teema on nagu lihtsalt nii tundlik, mis tähendab, et siis, kui see pettuste hulk ja riskid kasvavad, siis muutub nende jaoks palju raskemaks tegelikult nende asjade siis turvamine või tuvastamine. Et ühelt poolt me oleme nagu, kuidagi elame nagu heas ajas siin Eestis, et me saame selle teemaga, me saame võib-olla sabast kinni, enne kui see päris hulluks läheb. Ma arvan, et päris hulluks on ta juba läinud. Kusjuures see, et kui hull see on, et me tunnetame seda, et see summa, mis politsei on öelnud eelmise aasta kohta 2025, et kokku on ettevõtted ja eraisikud selliste kelmustega kaotanud 29 miljonit, see on suurem kui kunagi varem. Aga kui nagu võrrelda nagu, et mõne teise riigiga, siis tegelikult juhtumite arv nagu, et palju nagu politsei tegeleb nagu kelmustega, siis professionaalselt mõnes teises riigis on see nagu palju suurem kui meil, et ma täpselt numbreid nagu ei tea, aga ma tean seda, et tegelikult nagu see kelmuste hulk meil nagu võrreldes mõne teise riigiga nagu UK-ga näiteks nagu me ei ole kuskil nagu sel tasemel nagu UK on, et selles mõttes on veel ruumi hullemaks minna ja meil on nagu praegu võimalik nii IT poole pealt inseneridena võtta kasutusele meetmeid, et see ei läheks nagu hullemaks ja piir panna sellele, et Kas Urmo, kas sina oskad öelda, et see sama AI küsimus, et minu meelest enamus need pettused, millest kuulda on, et seal nagu see AI ei ole üldse nagu märksõna, et pigem on täitsa tavalised inimesed üritavad skämmida nagu lihtsalt inimesi ära rääkida, võimalikult nagu sa ise ütlesid, olla hästi empaatilised, hästi nagu nutikad vastama, et sellist AI täna veel ei ole, et need kõik on täitsa low-tech nii-öelda inimesed. Ja need petukõned on nii palju, kui mina politsei käest infot saanud olen, nii palju ise kuulanud olen, et need on ikkagi nagu inimeste tehtud kõned ja ma arvan, et see põhjus ongi selles, et ikkagi inimene täna on parem manipulaator kui see nagu masin, aga ma olen üsna veendunud, et see nagu muutub, et võib-olla mitte see aasta, aga nagu mingi aja jooksul see on nagu aja küsimus lihtsalt, et millal tegelikult nagu see masin on ka nagu, sest et emotsiooni mõiste seda ma arvan, masin suudab nagu peegeldada küll, nüüd on küsimus, et kuidas ta nagu piisavalt kiiresti ja empaatiliselt nagu reageerib ja kuidas ta nagu ei kõla nagu soomlane, vaid kõlab nagu päris eestlane ja meil on juba kasutuses ka positiivse poole peal kõnerobotid, hambaravi kasutas ja Askli on ka teinud rahvaraamatuga piloodi, kus sa tegelikult helistad ja saad täiesti nagu eesti keeles oma küsimustele nagu vastused ja kogemus on täiesti nagu positiivne, aga kas ta nagu nii hea on, et sind nagu veenvalt ära petta, pigem täna veel nagu mitte, aga see juhtub selles mõttes, aga pigem mida nagu petturid teevad, nad kasutavad nagu AI tehnoloogiat mingites nagu elementides, et nad teevad nagu keelemudelitega kähku petu veebilehti, sama pettu ahelkõnede nagu järgmine etapp, et kui võtab ühendust pank ja politsei, siis see nii-öelda politsei kõne on tehtud niimoodi, et seal on päris inimesele pandud näofilter peale. Ehk siis seal juba nagu AI tehnoloogiat kasutatakse, aga täna politsei arvab, et see ei ole nagu täissünteetiline inimene, vaid ikkagi AI maski nagu kasutatakse. See on nagu üks näide või ma olen ise saanud see on siis nagu isiku varjamiseks mõeldud see? Jah, et rohkem siin nagu põhjamaine inimene nagu välja näha ja mitte seda päris nagu reeta, et ja ma ise olen saanud näiteks, ma mängisin kaasa ühes petuskeemis, kus mulle saadeti siis Eesti muusiku deepfake lühike video, kus see on nagu kind of nagu armuskeem või nagu ta üritas mulle meeldida ja siis seal oli mingi õhumusi saatmine, mis oli tegelikult võetud nagu Facebooki lehelt selle artisti pilt, siuke kodune interjöör ja siis tehtud sellest nagu lühikene hea kvaliteediga nagu üsna usutav nagu video, et selles mõttes ja kirjade puhul samamoodi, et
ja kusjuures see vestlus ka selle sama nagu pettuse puhul, see vestlus toimus kõik eesti keeles. Aga kui ma vaatasin neid lausekonstruktsioone, siis nad olid omased pigem inglise keelele või mõnele teisele keelele. Ja noh, see oli näiteks nagu, ta jätkuvalt teetas mind, kuna noh, mõnes teises keeles nagu sina ja teie vahet nagu ei ole, et noh, nagu aru saada. Aga muidu nagu keeleliselt oli nagu täiesti okei, kui nagu väga tähelepanu ei pööra, siis ei aru, et tegelikult noh, on tõlge. No, selles me oleme vist kõik natukene ohvriks langenud, et see lauseehitus on muutumas sellise inglise keele päraseks. Ka mina panen enda kirjutistes vahel seda tähele, et ma kirjutan lause ära ja siis vaata, et noh, et see ei does not compute, et siin on vaja nagu ringi sõnastada asju. et noh, et see ei pruugi nagu alati see võtmetegur olla või võtmetunnus olla, aga kindlasti tasub siis ettevaatlikuks muutuda seda märgates, eks ole. Jah, see on nagu üks signaal jällegi paljudest, aga tõepoolest nagu meie enda keelekasutus ka paraku muutub ja noh, kui me ka suhtleme keelemudeliga nagu eesti keeles ja saamegi sealt vastuseid sellisel kujul, siis me lõpuks nagu noh, võtame selle ise ka kasutusele ja meie keel ongi nagu muutunud mõne teise keelega sarnasemaks. Ja, nii aga võttes tänase episoodi kokku, ma arvan, et siin on tõesti nagu midagi, mida me kõik saame ära teha. Ka selles osas, et tegelikult ka teenusepakkujaid nügida sinna suunda, et kuulge, ärge tehke või võtke kasutusele meetmeid, mis minu jaoks seda asja turvalisemaks teevad. Et ma arvan, et kui neid soovitusi on piisavalt palju, noh, siis ikkagi nagu mingis suunas see asi liigub edasi, et ma ei arva, et see halb on, et neid turvaeksperdid väga palju häid ja kavaleid ideid internetis soovitavad erinevatele osapooltele. Ma arvan, et see on pigem selline hea, et inimesed mõtlevad kaasa ja tegelikult panevad siis ka neid organisatsioone ise mõtlema, et kas siis tõesti võib-olla peakski midagi rohkemat tegema ära, et turvalisust tõsta. Või siis muutma ennast läbipaistvamaks selles võtmes, et ka see kommunikatsioon, et mida siis on turvalisuse tõstmiseks ära tehtud, on väga oluline ja kogu siis sektorile tegelikult hariv. Kui me kuuleme ja näeme, et noh, ma ei tea, mõni pank avalikustab mingid uued meetmed on ja, et siin mõni aeg tagasi oli vist see, mis teema sellega oli? Äriregistrist või kuskil võlglaste registrist vist kuvati andmeid makse sooritamisel. Mingi teema oli sellega, et kui sa läksid makset tegema võlglasele, et siis sa said nagu selle kohta pangast nagu teate, et kuule, et siin on nagu mingid riskid on selle teenusepakkujaga seotud. Et noh, see oli nagu mingi väga hea näide, mida tegelikult ei ole väga raske juurutada ja oli kogu sellele sektorile nagu hariv. Et ma arvan, et sellistest asjadest võiks nagu rohkem rääkida. Ka sellest, et kuidas selle asja juurutamine läks ja kuidas sellise mõtte peale üldse tuldi ja nii edasi. Aga mis ma selle lõppu oskan öelda, ärge siis laske ennast ära tinistada. Et säilitagem kriitilist mõtlemist. Aitäh Urmo tulemast ja seda teemat arutamast. Ma tean, et me ei jõudnud... Paranoia massidesse. Jah, paranoia massidesse. Me ei jõudnud konkreetsete lahendusteni. Kõik, kes saavad, tehke midagi väikest ära. Sellel on väike mõju, mis kokkuvõttes annab suure tulemuse. Ja Urmo, sa tahad midagi lõppu veel öelda? Ja ma arvan, et siin on nagu kaks poolt, et see madalal rippuvad õunad, et need teenuse nimetuses info, mida te toimingu puhul kuvate, et vaadaks üle, see on nagu väga lihtne nagu muudatus teha, kas ilmselt konfimise küsimus, või paaride koodi, et see on nagu asi, mida paremaks teha. Sama suurem asi on see, et minge Smartidi plussile üle, et see siiski ta ei maanda riski lõputult, aga teeb olukorra nagu nii palju paremaks, et see on nagu see, mida e-teenuse pakkujad nagu teha saavad. Ja noh, SK-le ma soovin nagu jõudu selles, et see väljastusega seotud jamad nagu kinni panna, et see, noh, ma tean, et tegelikult see tiim suudab nagu rohkem, kui praegu tehtud on, et laske edasi.
ja pidage kogu sellele kärale vastu. See ka ei ole kerge, kui kogu siis vastutus siis nende õlgadele lükatakse, kuigi tegelikult, nagu me täna siin rääkisime, see vastutus on väga erinevates kohtades sageli. Aga meie algoritmis jääme kuulmiseni uuel nädalal ja aitäh kuulamast. Aitäh teile.